kardan need, olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on... Need kaks energiast pakatavat naist, Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liiv ning kitarrilt tempot küttev produtsent Frederik Küüts on täna ühed Eestil nõutumad muusikud, sest ühiselt loodud bänd Sadust on vähem kui aastaga saanud täielik fenomen. Varem Trad Attackiga üle maailma lavalaudu kuumaks kütnud Sandra Sillamaa arvas veel aasta tagasi, et ta ei loo ühtegi uut bändi. Elu keerdkäikudega kaasnevad emotsioonid tahtsid aga paratamatult ikkagi välja pääseda ning nii sündiski Sadu, mille muusikas on põhirõhk just haavatavusel ja julgusel rääkida valusatel teemadel. Ma olen väga rõõmus, et Sadu juhtus. Juhtus see, mis on kõik nagu siin ümber juhtunud, see idee tõesti oli teadlik, et midagi teha, aga ma ei teadnud, mida täpselt teha ja see on kujunenud koos sellega, et Sofi ütles jah, Fredi ütles jah, meil on selline tiim ümber, ja ma arvan, et see Sadu on selles mõttes, et ega ta on arengus. See on alles algus nagu sellel. Me ei ole isegi veel aasta vanused, nii et me veel ei peatu ja paneme täiega edasi. Samast rajast tasapisi hoidnud kinni mitmekesi, kuulan suulis vandud ruud, kuid mu suunda tulgus. Uude targemini kõrvus vihise paiku, ma keelen veeren pahupidi, pööran vana tagu. Sadu esimene debüütalbum Probleemid paradiisis seob folgi popiga ja muusika kõigile tuttavate tunnetega. Kuna enamasti räägivad lood inimsuhete keerulistest käikudest, on kriitikud välja toonud, et Sandra ja Sofia-Liisi lauludel on feministlik ja kergelt meestevaenulik toon. Naised seda ise nii ei näe ja tegelikult peitub paljude sõnade taga hoopis mees Frederik Küütsi näol. Mul on väga kahju, kui mõni mees nii tunneb või mõni naine. Mina tahaks küsida, miks ta nii tunneb? Jah. Aga me kindlasti, nagu me täna ka laval ütlesime täiesti ausalt välja, siis me ei vihka ühtegi meest, me väga armastame mehi ja väga armastame inimesi ja me jätkame nagu elulistel teemadel kirjutamist. Nii et meile meeldib olla aus ja vahetu, on ilmselt see vastus. Vähem kui aastaga on bändil ette näidata aasta ansambli, aasta albumi ja aasta debüütalbumi tiitel. Nende laulud on järjekindlalt toppides ning mis kõige olulisem, kui otsustasite nüüd, et soovite nende kontserti külastada, siis tuleb öelda, et piletite nimel on vaja keskmisest rohkem pingutada, sest enamasti müüakse need tundidega välja. Selle edu pant ja võlu saladus siis on? No siin on palju asju koos. Alustame sellest, et ikkagi see muusika, mis sai ju alguse sellest, et me lihtsalt tahtsime kuidagi oma tundeid mõtteid kirja panna, et see on nagu see algpunkt, aga seal ümber juba see tiim, kes on ümber, kes aitab kõike seda korraldada, varasem võib-olla kogemus, karjäär, mis on tehtud, et on see usaldus inimeste poolt, et nad tulevad kontserdile ja nii edasi ja muidugi see ajastus ka, et tundub, et inimestel on vaja siia sellist lugusid. Sadu liikmete puhul kehtib reegel, et kes teeb, see jõuab. Sandra on lisaks muusikuametile ka arengutreener, Sofia-Liis tantsutreener ning Frederik musitseerib lisaks Sadule koos ka mitmete teiste tuntud muusikutega, nagu näiteks Anett ja Nublu. Sandra on varasemalt väga avatult rääkinud oma võitlusest nii läbipõlemise kui ka vaimse tervise probleemidega, mis tabavad inimesi ka siis, kui pealtnäha on nad igal õhtul laval õnnelikud ja energilised. Ning kuigi Sadu liikmete graafik muutub aina tihendamaks, on selles bändis olulisel kohal just üksteise ja iseenda hoidmine, trenn ja puhkamine, et vältida seda sama läbipõlemist, depressiooni ja ärevust, mis võib paratamatult rambivalgusega kaasneda. Ma et ma hästi üritasin tööd ja nagu muud elu nagu lahus hoida, aga ma saan aru ikkagi, et see käib kaasas iga hetk, et on see siis, näiteks mina teen praegu sellist trenni, et ma teen trenni, et kasutada võhma, saada ilust lihased, aga samal ajal ma laulan Sadu laule ka. Vahetult enne kontserti ikkagi 45 minutit hüppenööriga hüpata ja laulda samal ajal lugusid on ikkagi üsna hulljulge tegu, aga ta saab sellega suurepäraselt täiega! Käivitame ka üksteist nagu ja siis... Me oskame käima tõmmata küll heaga nagu teineteist, aga... Ja me ei joo alkoholi. Et energiat on, me keegi ei laena nagu järgmistest päevadest. Mis me magame hästi, me teeme trenni. Kõik need baasvajadused, trenn, toitumine, uni, sõbrad. Nii ongi ja sõbrad täiega. Seda hämmastavat energiat, sõprust ja muusikat on võimalik järgmisena oma silma ja kõrvaga kogeda juba 24. veebruaril Kultuurikatlas, kus lava jagatakse räppar Sammiga. Uut muusikat lubab Sadu ka, kuid millist, see jääb veel saladuseks.